Armsad sõbrad, nii nagu möödunud pühapäeval, nii ka täna me leiame oma evangeeliumi lugemise püha Luuka evangeeliumist. Luuka evangeeliumis on õige palju huvitavaid lugusid, tähendamissõnu ja ühte neist me kuuleme ka täna. Me leiame selle Luuka evangeeliumi 14. peatükist. Jeesus jutustab siin sellise loo. Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: tulge, sest kõik on juba valmis. Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Ja teine ütles: ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovima. Ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles: ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis koja isand vihastas ja ütles oma sulasele: mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid. Ja sulane ütles: isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele: mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. See tähendamissõna seab meie ette 3 väga olulist küsimust, millele ma püüan ühes teiega täna vastust leida. Esimene neist küsimustest on: mis on meile tähtis? Mis on meile tõeliselt tähtis? Ja kui me vaatame selle tähendamissõna tegelasi ükshaaval, siis me näeme, et neile olid tähtsad erinevad asjad. Võtame kõigepealt need, kes olid sinna pidusöömaajale kutsutud. Neile oli tähtis nende omand ja nende igapäevaelu õnn. Üks oli ostnud põllu, teine oli soetanud härgi, 3. oli abiellunud. Kõik väga tähtsad asjad. Ma arvan, igaüks meist teab seda, kui meie hulgas on neid, kellele kuulub mingisugune maatükk või kellel on loomad, siis ta teab, kui tähtis on nende eest hoolitseda. Ja see, kes on abielus, teab sedagi, kui oluline on abielu kalliks pidada, auses pidada ja teha kõik, mis võimalik, et see abielu oleks õnnelik. Need on tähtsad asjad. Ja need olid neile kutsutuile tähtsamad kui see kutse, kui see pidusöömaaeg, mis oli nende jaoks valmistatud. Sulasele, kelle isand saatis kutsutuid kutsuma ja ka neid teisi ülejäänud inimesi tema pidusöögi jaoks kokku koguma, oli tähtis see, et ta täidab oma isanda tahtmist. Ka see on väga tähtis. Nendes tähendamissõnades maja peremees või isand kehastab enamasti Jumalat ja tema sulane või sulased siis järelikult Jumala sulaseid, kelle hulka me viimselt kuulume kõik. Meie jaoks peaks olema tähtis teha seda, mis on kooskõlas meie isanda, see tähendab Jumala tahtega. Ning maja isandale, sellele kutsujale, pidusöömaaja valmistajale oli tähtis, et tema koda saaks täis. Et oleks võimalikult palju neid, kes saavad osa tema pidusöömaajast. Ta ei otsinud mitte au, ta ei otsinud mingit omakasu, vaid ta tahtis, et oleks võimalikult rohkesti neid, kes tema heldusest, tema headusest, tema pidusöömaajast osa saavad. Kui me nüüd
mõtleme selle peale, mida ma juba nimetasin, et see maja peremees kehastab Jumalat, see sulane kõiki neid, kes tahavad elada Jumala lastena, Jumala tahte järgi ning kutsutud kõiki inimesi, sest Jumal tahab, et kõik inimesed võiksid tulla tema armu juurde ja saada päästetud, siis see seab meie ette tegelikult väga tõsise, ma ütleksin isegi lausa traagilise pildi. Jumal teeb kõik, mis vaja selleks, et inimesed võiksid saada osa tema armu täiusest. Ning ta on läkitanud oma sulased, oma sõnakuulutajad ütlema, kõik on valmis, tulge ainult, et saada osa imelisest armust ja õnnistusest. Ja nii palju on neid, kelle jaoks on miski muu tähtsam, kes selle vastandavad Jumala poolt pakutavale ja leiavad, et ei parem hoida kinni sellest. Mõistmata, et seegi on Jumala kingitus. Ning Jumal ei taha seda kõike inimestelt mitte ära võtta, vaid vastupidi, seda oma õnnistusega veelgi rikkalikumaks ja imelisemaks teha. Kõigepealt siin, selles elus ja kord igavikus. Jumal ootab, Jumal kutsub meid kõiki. Kas meie jaoks on midagi tähtsam kui see? Kui on, siis on viimane aeg ümber mõelda, oma elus midagi muuta. Sest Jumala kutsest, Jumala armust, nii siin selles elus kui igavesti ei saa olla mitte midagi olulisemat. Teine küsimus, mille see tähendamissõna meie ette seab, on, kuidas siis ikkagi on selle usu ja tegude vahekorraga? Sest et kutsele vastamine või kutsele järgnemine, see on ju tegu. Usk pakub meile Jumala armu täiust. Kas me peame tõesti veel midagi tegema, et sellest osa saada? Kõik on ju valmis, nii nagu selles tähendamissõnas öeldakse. Aga mõtleme järele, kas Jumala armu vastuvõtmine ikkagi on tegu selles mõttes, nagu pühakirjas öeldakse, et me ei saa õigeks või õndsaks mitte tegudest, vaid üksnes armust. Kas see on tegu teene mõttes? Ei, see ei ole tegu teene mõttes. See on küll tegu, aga see on mitte teene, vaid see on enda usaldamine Jumala armu hoolde ja lahti laskmine, vabaks saamine kõigest, mis võib meile seejuures takistuseks olla. Olgu siis tegemist maise varaga või maise õnnega või ka iseka arvamusega, et me ei vaja Jumala armu, et me saame ilma selletagi hakkama. Vahest see ongi see kõige raskem tegu, see usu tegu, mis nõuab enese ületamist, oma uhkusest üle saamist, oma risti enda peale võtmist. Muide, õige varsti pärast seda tähendamissõna ütleb Jeesus Luuka evangeeliumi 14. peatükis äärmiselt karmid sõnad. Ta ütleb, kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. See ei tähenda nüüd, et me peaksime oma lähedastele halba soovima. Mitte seda ei mõtle Jeesus oma isa ja ema, naise ja laste, vendade ja õdede ja iseenda elu vihkamise all, vaid see tähendab seda,
et me peame tegema enda sees ühe radikaalse otsuse. Öelda lahti kõigest sellest, mis meie arvates võiks meile tagada õnne või heaolu või toime tulemist siin maailmas ilma Jumalata. Just nimelt see on siin oluline, ilma Jumalata. Kui me võtame kõike seda vastu Jumala annina, usaldades ennast ka seda vastu võttes tema armu hoolde ja paludes tema õnnistust, siis ongi see meile õnnistuseks. Aga niipea, kui me hakkame arvama, et see kõik kuulub meile ja me saame sellega hakkama ilma Jumalata, siis esiteks me petame ennast väga rumalal viisil, sest kõik see on Jumala kingitus meile. Ja teiseks me näitame sellega üles äärmist tänamatust ja isekust. Ja just sellest me peame lahti ütlema. Me peame saama vabaks oma isekusest. See nõuab meilt seda radikaalset otsust ja täielikku muutust. Jumal ootab meie täielikku andumust. Jumal ootab meie südant. Ta ootab seda, et me tunnistame, et kõik, mis meil on ja mis me ise oleme, on tema and. Ja et me tõepoolest usaldame ennast tema kätte selles teadmises, et ta on kinkinud meile kõik hea siin maailmas ja ta tahab kinkida meile kõik hea ka igavikus. Nagu ma ütlesin, Jumal ei taha meilt midagi head ära võtta, vaid ta tahab seda pühitseda, kirgastada, täiustada. Just seda tähendab kutse tema imelisele pidusöömaajale. See kõik nõuab aga vastamist kolmandale küsimusele, mille see tähendamissõna meie ette seab. Ja nimelt, kes me siis Jumala ees ikkagi tõeliselt oleme? Ma ütlesin, me vajame loobumist isekusest, uhkusest, me vajame alandlikkust. Sest vastus on lihtne. Meie olemegi need vaesed ja küürakad, pimedad ja jalutud, keda Jumal oma sulase pidusöömaajale kutsuma saatis, isegi keelitama või veenma või nagu võime ka tõlkida, sundima saatis. Me oleme Jumala ees otse kui ei midagi. Kordan, kõik, mis me oleme ja mis meil on Jumala kingitus meile. Jah, inimene on Jumala imeline loodu, aga ta on imeline just nimelt seetõttu, et Jumal on ta loonud ja talle selle imelisuse kinkinud. Ilma Jumalata me lihtsalt ei oleks mitte midagi, vaid ilma Jumalata meid ei oleks. Ja see äratundmine peab tegema meid alandlikuks. Mulle meeldib väga üks palve, mille on kirjutanud meie kiriku kunagine peapiiskop Jaan Kiivit noorem. Me leiame selle näiteks meie kiriku laulu- ja palveraamatust. See palve on järgmine. Kõige väeline Jumal, taevane Isa, on tõsi, et me seisame sinu ees otse kui kerjused. Me tuleme näljastena. Toida sina meid. Me tuleme janustena. Jooda sina meid. Me tuleme pimedatena. Valgusta sina meid. Me tuleme kurtidena. Ava sina meie kõrvad. Me tuleme tühjade käte ja südamega. Täida sina need oma andidega. Kui sa äratad oma rahvast ja ehitad oma kogudust, kingid inimlastele tõe tundmist, armastust ja rahu, siis alusta meiega, et me sinule kaduma ei läheks. Nagu ma ütlesin, seab tänane evangeelium meie ette 3 äärmiselt olulist küsimust. Esiteks, mis on meie jaoks tõeliselt tähtis, mis on meie jaoks tõeliselt oluline? Teiseks, kuidas on vahekord usu ja tegude vahel? Jumala vaba armu
ja meie vastuse vahel sellele armule. Ning kolmandaks, kes me ikkagi tõeliselt Jumala ees oleme. Jeesus ütleb selle tähendamissõna lõpul, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Need on äärmiselt hoiatavad sõnad. Aga tegelikult on need sõnad ka julgustavad, sest need näitavad, kui tähtis on Jumala jaoks see, et tema kutse vastu võetaks. Mitte tema pärast, vaid kutsutute pärast. Meie pärast. Selleks, et me kaotsi ei läheks. Selleks, et me teeksime enda jaoks selgeks vastused neile 3 küsimusele. Mis on minu jaoks tõeliselt oluline? Mis siis on minu jaoks tõeliselt oluline? Minu jaoks peaks olema tõeliselt oluline see, et ma õpin tundma teda, kes on mind loonud, kes on mulle kõik kinkinud ja kes tahab mind õnnistada igavese armu täiusega. Minu jaoks peaks olema oluline leida vastus ka sellele küsimusele, mida Jumal siis minult ootab, mitte teenena, vaid just nimelt vastusena tema armule. Ta ootab mult andumust, ta ootab minu südant, ta ootab minult armastust ja tänulikkust. Ning kolmandaks, kes ma siis õige olen? Jah, ilma Jumalata ma olen küürakas ja sant, vigane, vilets, patune inimene. Aga mitte selleks ei ole Jumal mind loonud. Jumal on loonud mind selleks, et ma võiksin saada taevakirkuses osa sellest imelisest pidusöömaajast, kus mulle saab osaks Jumala armastuse täius ja tema kirkuse rikkus. Jumal tahab, et ma võiksin olla koos temaga igavesti. Jumal ei taha, et ma kuuluksin nende hulka, kes ei saa maitsta tema pidusöömaaega, vaid et ma võiksin olla koos temaga sellel igavesel taevasel pulmapeol. Just selleks on ta läkitanud oma ainusündinud poja, kes on andnud ennast ka minu eest, et ma ei hukkuks, vaid võiksin pärida igavese elu tema armus.